Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Tere kuulajatele, Autotund on tagasi, taas eetris. Nädal on möödunud. Kes kuulab hiljem kuskilt podcastist, siis ma ei tea, kui mitu nädalat teil on möödunud. Aga rõõm on kohtuda. Stuudios oleme täna kahekesi. Tarmo Tähepõld Autogeeniuse portaalist ja appi on mulle tulnud Tõnu Korral Autolehest. Aitab mulle uudistele otsa vaadata ja ühtlasi pärast räägime väga ägedast teemast, mis iga autosõbra ja fänni kohe kõrvu kikitama paneb, kui keegi ütleb BMW M-mudelid. Ja me ei räägi isegi mitte niivõrd uutest M-mudelitest, kuivõrd legendaarsetest ja väga põhimõtteliselt kättesaadava hinnaga M-mudelitest. Eks pärast kuulete, mis Tõnu nendest räägib. Uudiste osas natukene Eesti liiklus ja lubade saamise uudisi. Üks legendaarne vormelisõitja on lahkunud meie seast. Nürburgringil on tehtud järjekordne uus rekord. Ferrari valmistab kinniste tehase uste taga midagi täiesti uskumatut ja võib-olla leiame mõne uudise jaoks veel koha. Kohe alustame. Nii, 1. juunist, kes lube teevad, teooriaeksamil tulevad uued küsimused. Põhiline muutus seisneb selles, et igal küsimusel on nüüd ainult üks õige vastus. Millal sa viimati teooriaeksamit tegid? Kunagi väga ammu. Kas sa said esimese korra, kui me räägime nüüd mitte mingist koolieksamist, kui me räägime Maanteeameti eksamist, iga inimene on neid pidanud tegema, eks ju, vähemalt 2 korda. Siis kui sa saad selle vahtralehe ja pärast pead uuesti tegema. Kas sul õnnestus läbi kukkuda? Ma ei mäleta, et ma oleks läbi kukkunud. Ju siis sain läbi, aga see oli nii ammu, 20 aastat tagasi. Mina sõidus kukkusin, aga teoorias mitte. Aga uued küsimused tehti ka, on välja jäänud väga palju sellist tehnoloogilist või siis aegunud tehnoloogilisi küsimusi, et mis põhjustab detonatsiooni mootoris ja ma arvan, et kui sul tänapäevases autoses midagi hakkab paukuma või plõksuma, siis No jah, ega siis isegi kui sa tead, mis põhjustab detonatsiooni, ega sa siis selle teadmisega ise midagi teha ei oska. Jah, et kui palju mingi asi paisub, kui ühesõnaga loodetavasti on läinud natuke maalähedasemaks. No loodetavasti natuke maalähedasemaks ja elulähedas. Ja teiseks ikkagi, mõnes mõttes võib-olla ikkagi mitte, et see ei tähendaks, et lihtsamaks. Selles mõttes, seda on Maanteeamet ka rõhutanud, et see üks asi, mida välja toodi, mina sain osaleda ühel üritusel, kus sai proovida juba 30 küsimusest koosnevat testi ja hästi kuna seal oli selliseke võistlus, aeg ka luges, ma mõtlesin, et savi, ma lähen aja pealt punkte skoorima. Tegin 30 hästi kiiresti ja ei hakanud üle vaatama, sellepärast mõtlesin, et neid, mida ma ei teadnud, mul ei ole mõtet neil otsa jõllitada. Kui ma seda see oli üks hästi spetsiifiline liiklusmärk, ma ei tea selle täpselt, milline nendest 3 valikust see vastus on, panin ühe ära, aga tegelikult pärast selgus, et seal oli mitu küsimust, kus oli tähelepanu. Seesama, mida ma tegelikult kunagi ka selle teooriad eksamis valesti panin, et mis kiirusel võib pukseerida, eks ju. 30, 50 või 70. Õige vastus on 50. Aga see on siis, kui sult küsitakse, mis on maksimaalne lubatud kiirus pukseerimisel. Seega minu puhul oli tookord vastus ka 30 õige, sest keegi ei käsi sul 50-ga sõita. Ma olin õudselt vihan, et miks sellist tünga tegemist on vaja, aga uutes testides on jätkuvalt see sama. Seda selgitatakse selle, et sul peab olema pidev tähelepanu ja analüüsivõime ka liikluses. No see kuluks vist ära küll. Nii et selles osas, kes siis lähevad 1. juunist eksamile, et vastuseid on õigeid 1, aga te peate läbi lugema küsimuse korralikult, analüüsima iga sõna, mis seal on. Palju jõudu kõigile eksaminantidele. Uus kord tähendab ma ei teagi, kas ta on seaduses sees, aga sõna tõmblukk, me oleme seda palju siin rääkinud. Kas sina tead, mis on tõmblukk liikluses? Liikluses tean. Kasutad? Kasutan. Nii. Paljud seda ei tea. Järvevana teele Tallinnas on selline liiklusmärk ilmunud, kus on must autokontuur ja valge autokontuur. Ja valge, mustad valged on vaheldumisi ja reastuvad, nagu tõmblukk jookseks kokku. Et see on nüüd sellistes kohtades, kus 2 samasuunalist
rada muutuvad üheks. Ja praegult on traditsiooniline see, et see sõidurada, mis alles jääb, kõik seisavad seal reas. Kilomeetreid ja see sõidurada, mis ära kaob, sinna keegi ei julge sõita, sest siis arvatakse, et sa oled jõhker tropp, eks ju, et sa üritad ette trügida. Hästi lihtne. Mõlemad sõidurajad tulebki täis sõita ja siis seal, kus tee ühinevad, seal tehakse üks teine. See on matemaatika, see toimib Euroopas, Inglismaal on see ka kohustuslik, et see on välja mõõdetud, et niimoodi liigub liiklus kõige sujuvamalt ja kiiremini. No see on lihtsalt see, et kui see üks kõik reastuvad ühte ritta ja see rida on juba väga pikk, siis selle rea saba võib hakata segama eelmist ristmikku, eks ole. Just. Et kui te olete selles tühjas reas, siis te ei pea sinna kinnisse ritta kuskilt keskelt trügima. Näidates, et et ma ei ole tropp, et ma kogemata sattusin siia ja andke andeks. Sõidad rahulikult lõpuni ja kõik teised ka. Saime õpetada. Räägime siis rekordsõidust. Uus Renault Megane RS, sina oled selle autoga sõitnud? Olen, aga siis mitte selle versiooniga, mis eile rekordi sõitis. Ja, mina olen sõitnud selle veel vahepealsega ka, mis on Renault Megane RS Trophy, mis on 20 hobujõudu võimsam kui see RS, millega sina sõitsid. aga kumbki nendest ei ole see Nürburgringi rekordi omanik, vaid selleks on üks erimudel, Trophy R, mida veel ei ole müügis, mida tehakse vaid paarsada tükki. Mis hoidis seni Nürburgringi rekordit, mäletad sa? See võis olla Honda Civic Type R ja enne seda tõenäoliselt oli see mingisugune teine Renault, aga me räägime pealt esiveolistest. Esiveolised seeriaautod. Ja. Aga see, siin ongi see, et kuna seda esiveolist seeriautot tehakse nüüd paarsada tükki ainult, siis on Siililegi selge, et see on selline turundusprojekt, mis tehti selle rekordi pärast, aga et see rekord oleks pädev, et seda saaks nimetada seeriautode rekordiks, siis tuleb väike seeria seda autot ikkagi ehitada. Ma ei ole päris kursis, et mis see antud juhul tähendab, et tegu on tõenäoliselt puhtaks visatud autoga istmetest, mürasummutusest, raadiotest. Nii täpselt seda ei ole, seda avalikustatakse siis, kui see müük algab, aga jah, et mootor on jäänud täpselt samaks, mis sellel RS Trophy'l, 300 hobujõudu, 400 newtonmeetrit, aga see auto on 130 kilo kergem. Ja see on päris suur number, see ei ole selline, et viskame ainult maki välja ja seda niisama ei saavutat, ilmselt õhemad klaasid ja vähem turvapott. Ja süsiniku kiust kapott oli, siis oli carbon fiber väljed olid ka, mis on seni ikkagi olnud päris superautode pärusmaa, et no siis võib oodata, et see auto müügile jõudes maksab siuksed Renault Megane'ile kohaselt 450 000 eurot. Jah. Jah, sest tavaline RS Trophy peaks olema umbes 33 000. Nii et alla 40, ma arvan, seda rajarelva kätte ei saa. Mõtlen, et kas selle peale võiks ju nüüd Type R, kellele tehti ära umbes 4 sekundiga, ju puhtaks rookida oma Type R-i. No Civicuga on see asi, et Civic Type R on täna ju siis selle vana mudeli peal. Aha. Et kas sellest uuest üldse tehakse Type R-i ei tea veel. Ja nüüd tuleb hakata, seoses Nürburgringiga tuleb hakata neid aegu veel täpsemalt jälgima, kui siin hakkad need tulema, sest et sellest aastast alates on see ametlik Nürburgring. See on siis ametlik Nürburgringi põhjasilmus. Jah, see 20-kilomeetrine ring on 232 meetrit pikem. Et see aeg, mille nüüd Megane RS Civicul ära tegi, see on võetud juba see vana järgi, mis oli 20,6 kilomeetrit, et oleks võrdlus. Aga mõõdeti ära ka nüüd uue selle pikema raja aeg ja siis tulevased mõõduvõtmised hakkavad käima selle pikema järgi, nii et me eile ka veetsime netis päris mitu pikka hetke, et aru saada, et mis mõttes, et aeg oli 7:45 ja see Civicul oli 7:43, aga mis mõttes ta siis võitis ja jõudsime siis selle väikse märkuseni seal pressiuudise lõpus. No, kes need aegadega nii väga kursis ei ole, siis võib lihtsalt meelde jätta, et kui on ikka alla 8 minuti aeg, siis on väga kiire auto. Ja. Kui räägitakse juba alla 7 minuti aegadest, siis on ikka kole kiire auto. Ja. Võrdluseks, et 2008 aastal sõitis üks Megane RS samasugune erimudel kiirusega või selle ringi läbi 8 minutit ja 17 sekundit, mis tähendab seda, et 37 sekundit on 10 aastaga läinud üks esiveoline kuumluukpära. Istuge, pange kell käima, luge 37 sekundit, millal jõuab see vana RS üle joone, et päris pikk vahe ikka. Ja võrdluseks üldine rekord on mis 5
no 19 vist, mis sõitis see hull, mis see hull Porsche sõitis. No seda peetakse jah, paljude poolt siiamaani uskumatuks aega. Et ikka väike võlts käis seal või et robot sõitis vist. Et mida ajaga ei võltsitud, et see oli sisse programmeeritud mingi... No ma pigem arvan, et see on linnalegend, lihtsalt see aeg ja see kiirus oligi nii uskumatu, et küll... Ei, need on need vandenõuteooriad on ka automaailmas. Ja kindlasti, eks see teeb asja huvitavamaks. Just, teeme väikse pausi. Autotund. Autotund tagasi, Tõnu Korral Autolehest, Tarmo Tähepoolt Autogeeniusest. Kui me rääksime nende hullumeelsete kiirusteni, siis räägime ka ühest kõlakast, mis kohe varsti saab kinnitust, aga see on päris uskumatu lugu, minu jaoks vähemalt oli küll üllatus, et 31. mai avalikustatakse uus Ferrari, mis ehitatakse selle F8 Tributo põhjale, mis on ka suhteliselt uus. No see on väga uus auto, paar kuud. See on eks ju V8 mootoriga. Jah, V8 biturbo. Jah, mitte kindlasti aeglane auto. Mitte eriti jah, mis ta on, 720 hobujõudu ja 3 sekundiga 100 juba. Sellest tehakse nüüd üks hübriid superauto, ma ei tea see, kuna kõlakad räägivad Saksa ajakirja Automotor und Sport, kirjutab viidates allikatele, et sinna on pandud 3 elektrimootorit juurde, mis tähendab seda, et 2 tükki siis esiratastele ja 1 käigukasti. Minu tehniline taip siin lõpeb, et mis aitab elektrimootor käigukastis, kas sind üldse kuidagi see... Ei, no tähendab... Transmission, mitte käigukast, vaid ülekande... Sageli ongi hübriid, või tähendab siis elektriajam on mootori ja käigukasti vahel, et see on täitsa tavaline väikene elektrimootor mahub sinna. Okei, mitte käigukasti, vaid siis sinna ülekandesse. Nende vahele. Jah, okei, jah. Nii, ja mida see siis tähendab? See tähendab seda, et see uus Ferrari peaks saavutama jõunumbriteks 1000 hobujõudu. Ja siis see läheb läbi 4 ratta, eks ole, asfaldile. Mis oli ju seni Ferrari La Ferrari ei küündi ka nagu selle müstiline numbrin, see oli vist 980 midagi. Ja see oli siis tagaveeline auto. Tagaveeline auto. 1000 hobujõudu, kui tuleb nelikvedu ja kõik see vastab tõele, siis räägitakse kiirendusest 2,0 sekundit 100-ni. Et igasugused Chironid, ühesõnaga põhimõtteliselt kõik, mis praegult olemas on, kaasa arvatud ka Rimaki see esimene auto. Ja ka mingi enamik elektriautosid saavad siin tagatulesid näha. Jah, ei see 2 sekundit 100-ni on kindlasti võimas aeg, aga ütleme selliste, kui me räägime juba 1000 hobujõulistest autodest, siis nende puhul tasub vaadata ka neid järgmisi numbrid, et mis ajaga nad jõuavad 160-ni, 200-ni, 300-ni, et seal hakkavad need asjad ka nagu lugema, et ootame ära, et ilmselt see Tributo tuleb märkimisväärselt kergem kui tänane näiteks Bugatti, eks ole. Et Bugatti oli ikka luksusauto. Paigalt võtta on selle raskuse tõttu nagu natukene pärsitud, kui võib nii öelda, aga samas ta jõuab nagu järgmiste kiirusteni jõuab väga kiiresti 200-ni ja 300-ni. Saab näha, mis Ferraril nagu valmimas on. Jah, võrdluseks siin elektriautod, mida veel osta ei saa, millest ainult räägitakse, et Rimaki teine mudel peaks olema 1,9 sekundit 100-ni ja Tesla räägib 1,85 või oli see vastupidi. Vaatame. Eks kuna on jõutud 2 sekundit ei olegi rohkem kui 1 ja 2, eks ole. Seal on jõutud sellise tasemeni, et kärpida ta saabki nagu 1/10 kaupa või just, tõesti juba poole kümnendiku kaupa. Siis juba refid ja siis teetingimused. No miks mitte? Ja hinnaks spekuleeritakse sellel Ferraril circa $600,000, ma ei tea, €500,000, üle $500,000. Mõistlik. Aus hind. Nii, mainisime saate sissejuhatuses kurba sündmust meie aja järgi ehk siis 22. mai, siis eile 21. mail suri rahulikult oma voodis legendaarne Niki Lauda. Iseenesest võiks öelda, et tore ju, kui inimene saab niimoodi rahulikult ja eks tal oli eelmine aasta kopsu siirdamine. Võiks arvata, et selline võidusõit ja võib-olla tahaks lahkuda, ma ei tea, roolpeos ja huilgava mootori saatel, aga kes Niki Lauda elulugu teab, siis ta on seda paar korda elus nagu üritanud ka. Et miks see teema, esiteks legendaarne vormelisõitja, see film, mis on tehtud Niki Lauda ja James Hunti mõõduvõtust Rush, sina oled näinud seda, mis eestikeel nimi on, ma ei mäleta. Ilmselt mitte kiirus. Ja küsimus ei mäleta tõesti eestikeelset nime.
jah, et see on nagu soovitav kõigile vaadata, mitte ainult võidusõiduhuvilistele, sest ta on filmi mõttes hea film, seal on nii hea story, see, kuidas need konkurendid, kes olid üksteise peale algus ikka, nagu ikka noored mehed, tigedad võitlesid, James Hunt oli paras selline elupõletaja ja Niki Lauda seal kõrval selline korralik keskendunud ja mis sellest kõigest sai. Ja siis lisaks see Niki Lauda õnnetus, kus ta põhimõtteliselt peaaegu autosse sisse põles. Seal samas Nürburgringil. Seal samas Nürburgringil. Ainult, et üle 40 aasta tagasi. Ja. Statistika mõttes võib-olla peaks siis ära mainima, et Niki Lauda oli 3-kordne maailmameister, 2 korda Ferraril ja 1 kord McLarenil. Ja lihtsalt võrdluseks, et mida tähendab 3-kordne maailmameister, et 3-kordseid maailmameistreid, mehi, kes on 3 või enam korda maailmameistriks tulnud, on olnud ainult 10 ja neist 10 siis tänaseks ainult 6 on elus. Et see on nagu väga elitaarne klubi, et juba 1 kord maailmameistriks tulla on võimas ja 2 korda, aga 3 korda ja veel erinevate tiimidega väga erinevatel aegadel, eks ole, peaaegu 10-aastase vahega ja vahepeal peaaegu surnuks põledes, eks ole. Jah, ja kusjuures peale seda rasket õnnetust 40 päeva hiljem oli ta jälle stardis. Stardis, jah. Kuigi nüüd tagantjärgi, kui tal nüüd oli hiljuti see kopsu siirdamine, siis mõnes mõttes võib öelda, et see 40 aasta tagune avarii ta ikkagi nüüd tappis. Jah, sest et ta sai seal... Toona ta sai, lisaks põletusaavadele, ta hingas siis mürgiseid, tuliseid gaase, eks ole, mis kahjustasid ta kopse. Ja mitte ainult, eks ole, et nüüd siis pärast siirdamist nagu läks nii. Ja siis, kui ta võidusõidu lõpetas 84 vist või 85, mille ta sai viimase selle tiitli. 84 võitis, 85 sõitis ka ja siis lõpetas. Siis ta on omanud 2 lennufirmat, mille ta mõlemad maha müünud, siis 2012 ta läks Mercedes tiimi ja siin nüüd järelüüets on öelnud, et tema põhimõtteliselt tõi Lewis Hamiltoni või tutvustas Lewis Hamiltoni selle meeskonnaga, mis on toonud ju meile järjekordse legendaarse võidusõitja. Sisuliselt jah, et mis seal tähtis on see, et ta oli küll edukas ettevõtja ja erinevate firmadega, aga tegelikult ta süda ja hing jäi ikkagi kogu aeg nagu vormel 1, et ta tahtis sellest osa olla, ta oli pikka aega ju telekommentaator, eks ole, ja oli selles mängus kogu aeg sees ja elas sellele kaasa ja teda sageli hinnatigi sellepärast, et ta ütles otse ja ütles välja selle, mis ta mõtleb, et ta oli ja põhjendatult üks suuremaid kritiseerijaid ka siin teatud aastatel. Kuna sa oled võidusõidu ajalooga ka päris hästi kursis, vähemalt minust tunduvalt paremini, kuidas sulle niimoodi tagasi vaadates tundub, kas see, et me selliseid mehi nagu Niki Lauda, Ayrton Senna, Jim Clark, kõiki neid vaatame, et nagu see sama väljend, et siis olid mehed rauast ja laevad puust, et minul on ka hakanud tunduma, et mitte tänapäevane vormelisõit oleks kuidagi kerge, see, mida nad teevad, on füüsiliselt väga raske, aga et see vanasti võidu sõitmine, mitte ainult see, et kui keeruline oli nende autodega sõita ja kuidas sõideti, vaid et nagu probleeme tekitati vähem. Kuhu ma tahan jõuda, on näiteks sama Jim Stewart, kas ma ütlesin õigesti, on ju? Jackie Stewart. Ei, Jim Clark, ma ajasin 2 praegult sassi, kellele Grand Tour pühendas, Grand Touri saade hiljuti ühe pika lõigu, sain väga palju targemaks. Mees, kes võistles samaaegselt F1, F2, mingil Tasmania ehk siis Austraalia piirkonna võidusõidusarjas, Ameerikas, mis tähendab seda, et ta sisuliselt, kui ta ei sõitnud, siis ta reisis, kujuta ette 60-ndatel lennata Austraaliasse, Euroopast, siis sõita ja lennata tagasi, et see ei ole selline äriklassis 7 tundi istumine, vaid nagu... see oli ka Lauda ajal seal 80-ndate alguses ju niimoodi, et seal F1 piloodid, nad sõitsid, eks ole, vormel 1-ga, aga võib-olla isegi samal nädalavahetusel sõitsid mingit sama sarja, sest nende lepingud olid nii tehtud, et sa olid kohustatud sõitma ühe ja teise asjaga. Ferraril olid ju omal ajal sellised lepingud, et sõidad sel nädalavahetusel, paned vormel 1-ga, eks ole, ja järgmine nädalavahetusel lähed sportautoga peale ja võidad siin ja võidad seal. Et kas seda vaadates, et miks tänapäevased võidusõitjad seda ei tee? Miks ei sõida Lewis Hamilton 3 sarja? Mugavam on ju mitte. Või ei jõutaks seda kinni maksta?
et see on see, miks räägitakse võtame kokku vanadest meest nagu legendidest, mitte et tänapäevased sõitjad oleks kuidagi kehvemad sõitjad, vaid lihtsalt see, et vanasti võeti seda nagu, see oli rohkem elu või et sa nagu veetsidki pideva elu võidu sõites, mitte kuskil ma ei tea, jõusaalis ja kardiotreeningul ja kõike seda tehes. Ütleme nii, et Niki Laudast ja James Huntist on film tehtud ja Ayrton Sennast on film tehtud ja tegelikult kõik toonased mehed vääriksid minu hinnangul film, no selles mõttes mängufilmi, et need olid nii värvikad kujud, et saaks vähemalt sama põnevad filmid. Ja seda ma mõtlengi, et kui niimoodi filmide poole pealt vaadata, siis paraku küll, et tänastest championitest nii põnevaid filme kahjuks ei saaks. Jah, et see on kuidagi tiimiks ja tehnoloogiaks ühinenud kogu see võidusõidumaailm. Okei, see on lausa eraldi saate teema, läksime siin heietama. Nii, lõppu üks väike uudisteploki lõppu, mis juhatab sisse ilusti järgmise teema, et BMW M5 sai 35-aastaseks. 84. aastal tuli välja esimene mudel. Selle puhul on välja antud väike seeria M5 Competitionil, mis on veel eriti karm versioon uuest M5-st. No tehnika mõttes see erimudel põhineb M5 Competitionil ja tema erilisus siis väljendub mõnedes kuldsetes kulinates, mis riputati siia. Ja tead sa peast esimese M5 võimsusandmeid, sest Competitionil on äkki 625 hobujõud on täna siis ja esimesel M5-l oli 286, et üle 2 korra siis juba. Mitte, et 286 hobujõuline auto täna nagu nõrk tunduks, aga kas ei tunduks? Ei, sealt kui palju ta kaalub. No jah, seda küll. Mitte, et toona on M5 väga kerge auto oleks olnud, aga tegelikult kui võtta see 35 aasta tagune M5, mul on olnud au sellise autoga Eestis küll põgusalt, aga siiski nagu korraks sõita, siis ega ta aeglane auto ei tundu tänagi. Väga hea, sest et nendest M-idest pooleldi tänapäevastest hakkame kohe täpsemalt rääkima. Teeme väikse pausi. Autotund tagasi ja nüüd lähme süvitsi M-i maailma, kuna siin mõnda aega autoportaali pidanuna on suhteliselt kindel võib olla, et kui mingis uudises, teemas või pildis kasutada BMW M, kas siis 2, 3, M4, M5, M6, siis on näha, et inimestel huvi tõuseb. Võrreldes näiteks, kui ma paneksin sinna ka mõne muu sportliku täheühendi. Nii suurt huvi ei ole. Tõnu teab nendest M-idest päris palju, on päris paljudega sõitnud. Alustame, lähme siis ikkagi üldiselt üksikule, et miks on M legendaarne? Mis asja see sinu ajus käivitab, kui sa kuuled seda M3 või näed seda sinipuna tooni? Ma ei tea, mis ta käivitab, et selles mõttes, eks ta toob meelde kõige paremas mõttes võimsad ja kiired autod, nagu mulle ja paljudele teistele entusiastidele südamelähedased on. Et eks see M-autod, BMW M-autod on selle mitmekümne aastaga küll väga palju muutunud, aga sai vanasti ja saab täna nende kohta öelda, et nad on võimsad, kiired, ühendavad selle kiirusega teatava praktilisuse ja kuuluvad omas klassis nii eile kui täna nagu absoluutsete tippude hulka. Kas BMW algatas luksusklassis sellise sportsedaanide, sportautode? No, kui me räägime nüüd, kes ei tea, konkurendid on Mercedes AMG ja Audi S ja RS versioonid. No siin on jah, kui tahta vahet sisse teha, siis BMW M-autode ajalugu nagu ulatub kaugemale ja ulatub otseselt võidusõitu. Sealt siis ka see M-täht ehk mis tähistab mootorsporti, et esimeste mudelite juured olid selgelt võidusõidus ja siit on nagu lihtne järeldus, et kui teha tänavaautod natukene võidusõiduautode eeskujul, et siis tulemus ju võikski tulla päris hea. Et aga küsida, et kes esimene oli, nagu me enne mainisime, et BMW M5 saab tänavu 35 aastaseks, et M5 on küll nimetatud maailma esimeseks sportsedaaniks. Kas ta nüüd seda oli, aga ütleme niimoodi, et ta oli kindlasti selline sportsedaan, mis oli ka tõsiselt kiire ja mis oli päriselt ka sedaan, et ta oli ikkagi nagu ruumikas ja praktiline ja üpriski luksuslik auto tolle aja kohta,
et rääkida, et need kuna ammused M-seeria autod olid siuksed kerged ja spartalikud, noh, ega nad ikka enamasti ei olnud küll, et nad olid kallid autod ja nad ikkagi reeglina olid ka hästi varustatud. See kehtib mõnes mõttes ka M3 kohta, noh, M3 oli küll muidugi palju kergem auto, aga ta ei olnud kuidagit pidi mingi siuke elementaarne kihutamisauto, mis oleks nagu seest plekist ainult. Mis aastal M3 tuli? M3 tuli paar aastat hiljem, 2006. Ja sest seda tehti, eks ju, E30 tehti ainult kaheukselisena, et seda nagu sportsedaani, tema oli juba siis kupeena ja kabrioletina, eks ole. Nii, mitu põlvkond on, 35 aastat on neid tehtud, erinevaid lisandunud on neid M juurde. 35 aastat on tehtud M5, aga M-mudelite ajalugu läheb veel kaugemale. No, M1, võib M1-st alustada või siis veel mõnest väga haruldasest variandist. Aga noh, need kõige varasemad autod on nad olid kõige haruldasemad ja nad on tänaseks ka kõige kallimad. Meie võtsime selle nädala autolehes ette natuke uuemad mudelid, aga mitte kõige uuemad mudelid, et jõudsime siis nagu ajajoonel 2000-ndate algusesse. Ja võtsime proovida 3 toonast mudelit, mis olid M3, M5 ja Z4 M-Coupé ja kihutasime nendega siis Pärnu ringrajal. Jah, need on nüüd sellised BMW-d, mida on põhimõtteliselt liikluses näha. Neid kõik tunnevad, kes marktab E46, M3. Jah, need on ma ütlesin sajandi algusega, ütleme, et M5, mis oli siis 98 välja tulnud mudel, M3, mis oli 2000 aastal välja tulnud mudel ja Z4 natuke hilisem 2006 välja tulnud mudel. Kui raske on sellist autosid Eestis leida? Kõigepealt üldse, kui ma tahaks osta ja teiseks see, kui ma tahaks nendega nagu said testi teha, et nagu Eesti mõistes olete te saanud väga ägeda testi kokku, et no Z4 M-Coupé on väga haruldane auto, et seda ma isegi ei tea, palju neid Eestis peale selle ühe on, mis meil ajakirjas näha on. Ma arvan, M3 ja M5 puhul toonastega on niimoodi, et keskelt läbi üks võib-olla on müügis auto 24, kui portaal suvalisel ajal lahti teha. 1-2 võib-olla, et mitte rohkem. Aga eks Lääne-Euroopas on neid rohkem ja kui nende autode ostmisest rääkida, siis tänaseks on ka niimoodi, et nad ei ole enam nii odavad, kui nad olid mõni aasta tagasi. Ehk et siis tippmudelitena, legendaarsete nimedega tippmudelitena on nende hinnad juba tõusma hakanud. Aga samas minu soovitus oleks küll, et kui ikka kindel soov ja tahtmine on selline kiire auto kunagi soetada, siis oodata väga ei maksa, sest et eks nad tasapisi muutuvad ikkagi ainult veel kallimaks. Sest see ajastu, selle M-id on praegult kõige kättesaadavama hinnaga, eks ju. Sest et 80-ndate, 90-ndate omad on juba tõusuteel. Me räägime ikkagi siin umbes nagu ütleme 15-20 000 eurostest autodest. Pigem tänaseks juba 20 000 eurostest autodest. Ja kui sa ei taha kohe et ütleme jah, et nad on kõige soodsamad. Kokku oli neil mitu? 1000? Natuke üle 1000 hobujõu oli nendel autodel, mis meie Eestis olid. Ja kuidas te neid siis proovisite? Meil oli suurepärane võimalus neid auto 24 ringil päris pikalt nagu proovida, sest ütleme, nende autodega ongi nii, et kui me räägime kokku enam kui 1000 hobujõust, siis ega liikluses ei saa seda ju turvaliselt järgi proovida, et need on võimsad autod ka tänases mõttes ja Pärnu rajal ütleme nii, et sai, ma arvan, peaaegu nagu ei julge öelda, et maksimum neist võetud, aga sai juba aimu küll, milleks nad võimelised on. Et proovisime rajal ja muidugi ka teedel tänavatel seal raja ümbruses. Ja ega me mingit võidusõitu nendega ei teinud, sest ikkagi ega need ei olnud meie isiklikud autod, eks ole, et kohustus oli nad ikka samas seisus tagasi anda. Ja jätsid nagu võimsa mulje, kuigi ma olin varem sõitnud M3 ja M5-ga, aga ikkagi päris suurel ringrajal ikkagi võimas elamus. Ja sa oled ringrajal sõitnud ilmselt või üldse elus väga erinevate autodega, et kas ta on tänapäeva mõistes ka, kui sa võtad, ma ei tea, selle mingit, kas sa saad selle kiiruselamuse, see, et ta lööb sulle selga igal käigul veab? Ses mõttes, et mida me võrdleme, et muidugi ta ei ole mingi nii terav nagu Lamborghini, aga ta ei peagi olema,
et mõnes mõttes me selle testiga jõudsimegi selle järelduseni, milleni enne meidki jõutud, et nad saavad väga hästi ringrajal hakkama, aga tegelikult enamik nendest M-mudelitest on kasutatavad ka pereautona. Ja see ei ole nagu sõnakõlks, vaid nagu nad reaalselt ongi kasutatavad pereautona ka, aga samas teine päev tahad minna ringrajale, palun väga. Et nagu nende kiiruses ei kahtleks, et ma pigem nagu tooks esile selle, et need sekundid ja ajavõtud see selleks, et need on veel selle aja autod, kui me räägime tagaveolistest autodest ja me räägime manuaalkastidega autodest. Et täna kipub isegi BMW M-mudelitel manuaalkast haruldaseks muutuma, aga toonased mudelid olid siis kõik manuaalkastiga ja lisaks siis mootoriga, mis oli veel ilma turbota ehk et võimsad kõrgepöördelised mootorid. Et see on ka tänaseks, ütleme, kui BMW M3 mootor teeb 8000 pööret, siis täna ikka annab otsida sellist autot, uut autot müügilt, mille mootor oleks nii võimekas. Et see on omaette võlu, seal on üks asi on see, et see mootor teeb hoopis teistsugust häält, kui tänased turbomootorid, mis töötavad pigem madala pöördega. Ja teiseks on see hoopis teine nagu dimensioon, et kui sa lased seal 4-5 tuhande pöördega ja mõtled, et nüüd peaks vist käiku vahetama, aga ei ole hullu, tõmba veel 3000 pööret ja see on hoopis teistsugune, et teistsugune kogemus, pluss siis veel see, et kõik juhiabisüsteemid saab välja lülitada, et see lülitasite? No peale ABS-i, eks ole, ütleme siis need juhiabisüsteemid, mis haardumist ja külgstabiilsust kontrollivad. Milline nendest on millise sa nendest võtaksid? Hästi lihtne. Milline kõige nagu parem tervik või sa ei saa, või sa tahakski kõiki kolme, sest nad kõik on nii erinevad? Mul on nende nimetatute seas on mul üks nii-öelda nagu minu nagu üks arv selles mõttes, et esimene auto, millest ma autoajakirjanikuna kirjutasin, oligi see sama M5. Piinlik tunnistada, see oli juba üle 20 aasta tagasi, kui see auto ei olnud tegelikult veel väljagi tulnud, et oli nii-öelda spiooni info ja et tuleb V8 mootoriga M5 ja panin selle välisajakirjanduse põhjal kokku. 4 hobujõudu, eks see oli toona... see oli niimoodi... ja Ferraridest ja kõve. Ja Ferraride tase oli see. Ja sellest saadik üle 20 aasta, eks ole, et mul on selle M5-ga olnud erinevaid kokkupuuteid ja siiamaani ei ole ma ostmiseni jõudnud, eks ole. Mitu korda sa oled teda ostma läinud? Lähedal olen ikka olnud nii Eestis kui ka välismaal, aga ikkagi on midagi nagu vahele tulnud. Aga nüüd peale seda rajapäeva? Ma M3-ga sain seekord nagu põhjalikumalt sõita ja siis ongi see, et tegelikult see, omal ajal testivõitjad olid need mõlemad, nii M3 kui M5. Kahjuks Z4M jääb siin natuke kõrvale, sest tema ei ole veel nii suur legend, aga M3 ja M5, et nad olid testivõitjad ja nüüd hiljem, aastaid hiljem tuleb tõdeda, et olid ka põhjendatult testivõitjad, et M3 on ka väga võimekas auto, et kui ikkagi on tahtmine ringrajal ka käia, siis M3 on kindlasti parem kui M5, et M5 on ikkagi, see on suur 5. seeria BMW, et raske, et ega mõnes mõttes see M3 on ikkagi tundlikum, väiksem, kergem. Teeme ühe pausi sisse ja siis Tõnul võtame korraks soo maha ja siis tõmbame veel viimase finaali. Nii, autotund tagasi. Viimase plokiga me oleme BMW M-sõidukitega tänu autolehele Pärnu ringrajal. Vähemalt niimoodi Tõnu meenutab seda, kuidas nad seal käisid. Sa ütlesid, et manuaal, kas M3 sai, eks ju, ka automaatkastiga? Jah, toona juba kas M5 sai? Ei saanud? Ei saanud. Kas M3 peaks ostma ainult manuaalkasti? Jah. Kindel. Kas investeeringu pärast või sõidumõnu mõttes? Selles mõttes, kui sa ei ole selline kõva sõidukärbes, et sa ei oska seal... Kui me räägime, et M3 sai toona ka automaadiga, siis tuleb kohe jälle nüüd siis täpsustada, et see ei olnud nagu päris automaat, see oli natuke selline Vimkaga automaat, nagu BMW M-osakond ikka on teinud asju omamoodi. Et mina ostaks manuaaliga, jah, sest see annab sulle ikkagi nagu täieliku kontrolli autole, kui sul on 3 pedaali, mitte 2 pedaali. Et sinna see asi kuidagi nagu taandub. Et soodsam on ostada täna selle SMG automaatkäigukastiga kindlasti soodsam. Et kollektsionäärid järelturul on näha, et hindavad selgelt manuaalkastiga autosid rohkem, sest need on kuidagi ehedamad, tõsisemad, mehelikumad võib-olla. Nii, aga räägiks korraks sellest Z4M-ist, sellepärast, et ma lugesin selle loo täna hommikul läbi ja seal oli
Tõnu oli läinud ikka väga kirjanduslikuks, seal oli, et hinnanud neid teisi 2 autot ja siis, kui Z4M-ini jõudis, siis oli see, et kui M5 on nagu pereisa sportlik, M3 on nagu perepoeg, kes on veel sportlikum, siis Z4M on kulturistist peretütar, kes on teinud amfetamiini, et selgitab nüüd seda. No eks see natuke kirjanduslik kujund oli, sest et ega ma omal nahal täpselt seda kõike ei oska nagu kirjeldada, aga see Z4M, see on siis väike kupee, aga M3 mootoriga, aga M3-st siis pisem ja kergem. Aga selle sama M3, E46 M3 mootoriga? 343 hobujõudu ja kuni 8000 pööret, ja manuaalkast, eks ole. Kui palju kergem mäletad see peast? Paarsada kilo. Okei, no see natuke ikka on. Ja see oli hästi selline, ütleme pehmelt öeldes on ergas, aga ütleme otse öeldes ikkagi nagu närviline auto, et algul ta hirmutas päris ära, sest et juba paigalt võtul tundus, et see auto nagu iseenesest driftib. Esimese käiguga driftib, teisega kogu aeg nagu on unistust auto ju paljudele. No ta ei ole nii väga unistus, kui sa nagu saba sõidad. Rehvimüüja unistus. Jah, aga siis, kui natukene nagu soenes auto ja võib-olla natukene rahunes juht, siis tegelikult samamoodi ikkagi väga-väga kiire auto Pärnu rajal ja aga selles mõttes, et ta on ikkagi niisugune nagu äärmuslikum valik, et ta 2-kohaline esiteks palju haruldasem ja mis sealt salata niisuguse väga omapärase disainiga, kes mäletab toonast Z4 kupeed. Üldsegi mitte halvas mõttes, et omapärase disainiga autod on ju toredad. Ja millega ma tahtsin jõuda on see, et ta on palju kallim kui M3. Et see minu jaoks nagu paneb asja paika, et ta on nii haruldane ja nii kallis, eks ole. Me räägime umbes 30 000 eurost autot. Et M3 korraliku saab ikka 20 000 kätte ja on praktilisem. Aga miks mitte, et kui M3 ja M5 on juba olemas, siis kuhugi peab inimene edasi liikuma. Korraks praktilisema külje poole ka, et mitte nüüd mahutavus, see on täpselt nii, nagu need BMW-d toona olid, et ega need M-mudelid ei ole mingit pidi ju väiksemad, kitsamad, aga kõik oma pideva sellise M5 mõtete juures, et kas selline auto on sul pigem hobiauto, et kas selle pidamine, hoidmine tähendab, et sul võiks arvel olla vähemalt 20 000 kogu aeg varuks, mitte et see kõik ära kulub, et vastupidavast, just selle autoga elamist. Sa oled lugenud neid arvustusi. Kõik saab alguse sellest, et mille sa endale ostad, et kas sa ostad endale mingi rimaka, mida peabki hakkama elustama või sa ostad endale teadlikult kallima ja korralikuma auto. Eks muidugi 20 aastat vana auto puhul muidugi seal tuleb hooldada ja remontida. Ja need on jah kõik kuludetailid, aga mõtlen just siis, kui sa seda hooldama ja remontima hakkad, et see töö, vedrustused, jupid, kõik. Alates ütleme piduritest, rehvidest, kõik on kallim, jah. Sest et need ei olnud autod, millele visati ainult suur mootor sisse, vaid tegelikult nad ikkagi nagu, mis kesta alla jäi, et peaaegu üleni see tehnika käidi üle. Et ikka täitsa vedrustus, pidurid, jõuülekanne, kõik jahutus, kogu kupatus, et kui seal et tavaliselt kuluosad, sidurid näiteks, et ega need asjad maksavad aga ma ei selles mõttes, et kui sa küsid 20 000 eurot, ei kindlasti mitte, et see ei ole midagi katastroofilist. Aga Eesti oludes on ta muidugi hobiauto selles mõttes, et talvel ma sellise autoga ei sõidaks, kui tegu on korraliku, eks ole, M5 või M3-ga, mis on juba 20 aastat säilinud roostevabana, siis üritaks ta edasi ka niimoodi hoida. Põhiline rooste, mitte see, et ta veab sind talvel lihtsalt tõenäosus kraavi vedada, vaid just see... Ei, ma just roostet mõtlen, aga hobi selles mõttes oleks ta ikkagi suviti, oleks ta puhas pereauto, sest et ta ei, selles mõttes, et kui me räägime 4-liikmelisest perest, 7-kesi sinna muidugi ei mahu, aga tavaline pereauto, millega sa võid M5-ga kindlasti kõik oma Euroopa reisid ära teha. Ei lärma niimoodi, et tagaistel ei taha keegi olla. M5 on soliidselt vaikne auto, kui sa seda tahad. Okei, aga vajadusel on ta ka... Vajadusel vajutad sportnuppu ja teed ka akna lahti ja vajutad kuni 7000 pöördeni. Palju sellise ajast autot sai ise, et kui tänapäeval sa saad seal nii summutit 3 asendisse erinevatel autodelt, kui palju seal sai seda sportlikkust ja kõike muuta? See oli toona, see nii nimetatud sportnupp siis M5 puhul, see oli toona päris kõva sõna, selles mõttes, et see mitte ainult vedrustust ei teinud jäigemaks,
et vedrustus oleks õigemaks. Aga lisaks ta siis muutis ka gaasipedaali äkilisust, et seda me saime ka Autolehe testis nagu tunda, et gaasipedaal läks nagu tundlikumaks, rool läks raskemaks, et tegelikult seal täitsa oli vahe sees, et ütleme M3 nagu sportrežiimis oli päris jäik, aga tänaval sa seda ei taha, et siis sa vajutad ta pehmemasse režiimi ja sõidad nagu peaaegut iga tavalise BMW-ga. Võtame lõpuks veel ühe teema selles osas, et sa oled ilmselt sõitnud ka näiteks Mercedes AMG selliste põlvkonna autodega. No mõnedega, jah. Et kas nad on sarnased, et kas siin sportliku sõiduhuviline võibki lihtsalt otsustada, et kas kumb mark talle rohkem meeldib ja selle võtta või on BMW mingit pidi konkurentidest üle või? No see on niisugune igavene vastasseis, et kas BMW või siis AMG Mercedes. Et tegelikult ma siin laulsin oodi, eks ole, manuaalkastile. Tegelikult AMG mudelid on peaaegu kõik, eks ole, olnud automaatkastiga. Et kui tuleb ikkagi argipäev ja linnaliiklus ja liiklusummik. Järvevana tõmblukk. Siis see tõmblukk seal, eks ole, et siis hakkad mõtlema küll, et see automaatkastiga E55 AMG vist ei oleks väga paha M5-ga võrreldes, mille esimest käiku sa seal siis nõkutad edasi tagasi, eks ole. Et tegelikult saladuskatte all ma võin öelda, et siis kui me olime nende M-mudelitega Pärnu rajal, siis seal olid tegelikult kohal ka teatud AMG Mercedes, et millest saab lugeda lähinädalate Autolehes, aga sellisel tavalisel mõnusal maanteesõidul E55 AMG, et teda ta kiiruses nagu M5-le väga alla ei jää, kui me räägime samast vanast. Aga kas tehniliselt on ta samamoodi, et ta ei ole tavaline E-klass, millel on võimas mootor, vaid samamoodi ta on ikkagi väga põhjalikult üle käidud? Jah. Seal võib vaielda, et kas nii põhjalikult kui ütleme BMW-de puhul, aga ikkagi on ümber tehtud, aga samas jäetud selline Mercedes-lik mugavus ja luksus sinna alles. Selge, saateaeg hakkab otsa saama, see M-ide test oli, ma lugesin selle läbi, see oli tõeliselt meeleolukas ja emotsionaalne, keda see M-indus kõnetab või üldse autondus, siis lugege läbi, see on 22. mai Autoleht, tõenäoliselt järjekorra number ka, ma ei teagi, mis see on, et otsige ülesse. Kas ilmub teil see veebi ka kunagi? Millalgi? Jaa, täna ilmus juba veebi. Selge, saate ka veebist lugeda autoleht.ee ja suur tänu, Tõnu, et tulid, järgmise korrani!